lõpuks ometi oli see päev käes. Minu elu teine poolik Ironman. Hommikul 6:30 üles, kiire kohvi ja hommikusöök 2 röstsaia, maapähklivõi ja banaaniga ja hommikusöögi kõrvale ka Nixi kaerabatoon. Võistlusriided selga ja hakkasimegi liikuma Stroomi ranna poole. Autos veel väike väga vajalik lisaenergia, siis jõudsimegi juba Stroomi, panin ka lipso selga, võistluskiip veel ümber jala ja enne starti sippisin veel seda Enerviti mangokeeli. Ujumiskoridori valisin nüüd 30 ja 35 minuti vahele, kuna plaan oli ka sinna kanti ujuda. Ees ootas 1,9 kilomeetrit ujumist ja minu võistlusplaan võrreldes eelmise aastaga oli natuke teistsugune. Eelmine aasta oli suur eesmärk lihtsalt lõpetada, aga see aasta läksin poolikut Ironmani läbima alla 5 tunni. Kui ma aga ujumise lõpetasin ja kell näitas 34 minuti asemel 44 minutit, viskasin praktiliselt labida nurka ja 5 tunni unistus oli aknast välja läinud. Rattaga sõitma hakates aga muutus kõik. Eelmine aasta läbisin 90-kilomeetrise rattaringi 29 kilomeetrit tunnis, aga seekord veeres ratas 35 kilomeetrit tunnis ja kergemini kui kunagi varem. Ma arvan suuresti tänu sellele õigele toitumisele ratta peal. Pudelites oli mul siis Iconfiti isotooniline spordijook ja kõrvale võtsin Enerviti keele. Olin ise ka sadula peal üpris üllatunud ja lootsin, et see ilus unenägu kestab igavesti. Ja rattaajaks tuligi siis 2 tundi ja 35 minutit ja siis oli jäänud joosta vaid 21,1 kilomeetrit ehk siis pool maraton. Ja esimesi jooksusamme tehes jätkuski ilus unenägu, sest 3 minutit ja 50 sekundit kilomeetri kohta tundus nagu hommikune sörk. Kella pealt arvutasin, et lõpetada alla 5 tunni on mul vaja joosta pool maraton alla 1,5 tunni ehk keskmine tempo pidi jääma 4,15 kilomeeter. Esimesed 10 kilomeetrit suutsin hoida 4,05 keskmist, aga nagu oodata oli, hakkasid jalad teises pooles juba väsima. Ja tegelikult oli see jooks ka hea test järgmiseks nädalavahetuseks, kus ma laupäeva õhtul jooksen Nike'i noortejooksul 5 kilomeetrit ja pühapäeval Swedbanki täismaratoni. Ja ma arvan, et see tuleb päris crazy. Aga tagasi Ironmani juurde. Õnneks mingit suurt katastroofi ei juhtunud ja püsisin enam-vähem tempos. Kui aga kella pealt nägin, et jäänud on vaid minut ja finišit ma ikka veel ei näe, siis ausalt öeldes hakkas alla 5 tunni usk vaikselt kaduma. Aga pressisin hambad kokku ja andsin kõik endast välja. Aga üle finišijoone tulin ajaga 4 tundi, 59 minutit ja 47 sekundit, mis on 13 sekundit alla 5 tunni. Minu arust on see ideaalne näide sellest, kuidas alati tuleb säilitada usk, ükskõik kui väljapääsmatu olukord ka ei tundu. Ja samuti, et vahetusalade WC kasutamise asemel tuleb ennast ratta alt täis pissida. Aga see tunne üle finišijoone tulla on lihtsalt midagi muud. Ja suure tõenäosusega võite mind näha ka järgmise aasta stardis. Aga muidu loodan, et sulle see video meeldis ja davai, tšau!